Me teeme siin hästi siukest lihtsustatud downwindi Paldiski gaasiterminalist Muuli teele Kloogal. Tuul on umbes loodest 10 meetrit sekundis. Me läheme Heleriga kahekesi. Et me nagu enam-vähem umbes üksteise sõidustiili teame, et me oleme varem ka koos sõitnud, aga kahekesi veel sellepärast, et siis on nagu üks inimene, keda jälgida sõidu ajal. Et kui on 3 inimest, siis sukeldumise ajast mäletan, et siis läheb nagu raskeks kiiresti. Et ühte näed silmanurgast, aga 2 nagu võtsida on raske. Ja me nagu ei tunne ennast väga kindlalt, et tahaks kohe Lääne-Jõesuusse sõita. Et harjutame natuke haaval. Et eile ma käisin sõitmas, läksin Loolasmaa spa juures peale ja sõitsin ka peaaegu Kloogale välja. Päris mõnus oli, keset lahti olid mõnusad lained. Et täna ma võtan natuke suurema foili, et saaks nagu pikemalt hängida. Siin Marlen tõid meid siia ja tuleb siis sinna järgi, et siin on niimoodi, et selle terminali otsa juures umbes peab läbi minema, et siin, kus see kolmane on, siin ääres, et see minu arust on madal kaardi järgi. Ja eelmine kord, kui just läks, ta sõitis ka sealt ja kõik oli hästi. See vette minemine on siin natuke keeruline, et see ääres on kivid ja libedad, aga me leidsime vist ühe koha, kust saab nagu läbi minna. Et telefon on kaasas. Marlen jälgib. Ja kui, ütleme nii, et tõenäoliselt me hoiame pigem kalda lähedale või kus nagu lained on, vaatame. Et väga hullu ei plaani panna. Nii, kukkusin. Nüüd on hea võimalus kaamera käima panna. Korrasin maha. Et ega siin siuksed pikki sette ei ole, aga ega ma ei tea, vähemalt ei pea nagu üle rüssama. Et võtad, mis võtta on. Et mina ei häbene natuke ringi ka kasutada. Et käisid sõita saab. Vahel kui ongi mõte varem nagu vink käest sõita. On kohe juttu. Stressi vähem. Alla tuult. Päris hea. Et nagu ei kujutaks ette paravingiga praegu siin sõita. Et siis peaks nagu see klaid olema parem sõiduoskus ka.
Ja ega väga ei oota ja ei mõtle küll, et kuhu ma täpselt sõidame. Võib-olla veab. Üsna kalda äärt mööda. Midagi pärast ei tea miks. Ja ma ei usu, et see väga väiksem tagatiib aitaks kiiruste klaidi nagu rohkem juurde, aga võib-olla annaks. Yep. Oh, väike mõnus on pööramisel natukene vingilt abi saada mõnikord.
ja ei, see ei ole nagu üks pikk laine, see downwind, et see on ikka siuke tuleb laine, sõidad, kaob ära, leiad järgmise. aga jah, kui see ei pea, ei taha, ei pea tagasi üles sõitma. ja see tunnetus, kui palju oleks ega teine, nad on suhteline, siuke chill mõnu. Suratiivid. No ei lähe. Nii, kus ma oleme? Spaas jah, otse. Sinna vaja minna. Või noh, me võime ükskõik kuhu minna. Telefon on kaasas, saab helistada, ma arvan, et äkki ta on, saab mujal ja ka järgi tulla, kui sinna. Mingi idee. Joosaga toob. Ja ega see midagi siukest ekstreemset ei ole, mida nagu filmida, et mul jääb cutbacke ja bottom turn'e ja oi, kroks. Vabandust, pardon. Siuke rahulik sõit, jah? Eks see põhiägedus tuleb asjale lisada pärast Facebooki grupis chatil. Oi! Raavas saab ka midagi kokku valetada jälle, draamat teha. Kellel draama ei meeldiks? Proovib mõelda, et oleks nagu parem võtta. Eile ma käisin selle 1160 Nomadiga või mis iganes kuld, jah. Täna on 1340 Atlas, aga et kuna see Atlas on spetsiaalne downwindi oil ju, siis tuleb sellega ju downwindi, tuleb ju siis sellega sõita. Et teagi ma. Vahepeal nagu tundub, et võiks kiirem olla, aga annab. Et siis mõtled, et selle Nomadiga on pöörata vanem kiire lainega. See. Ega muud ei olegi. Mõlemaga saab enam-vähem peale kergesti. Sellepärast nad mulle meeldivadki, et lõuend on ikka nii tähtis. Siukestel paksukestel. Seal. Võib-olla seal kest on paremad lained, Mina sõidan halbude lainetega siin. Sellega pärast ära vaatab kuskile õhtusöögi kõrvale telekasse vaikselt tiksuma. Nagu merekohin ja ma ei tea, kas see jääb peale. Pärast paljud muud ei jäägi, ainult merekohin jääb peale. Et kaamera peal on suur ämblik. Midagi näha ei olegi. Tähtis okei.
natukene feigin seda ringiga, et hoian natuke ringi peal. Aga ma ei tea tagasi seda lainesõidu ja selle longwindi juures nagu kõige rohkem nankima peaks üldse. Minu jaoks on see ikkagi nagu raske, et tasakaal on et nagu ei tunne väga igas asendis, et kui kiirus läheb järsust lainest alla sõites suureks selle suure foiliga, siis on ikka siuke vibali ei tunne küll. Ja siis kõik see kahtlus, et kas see varustus on ikka õige või peaks midagi muutma. Pole nagu kellegi käest küsida ka, ega üks paksu ei ole teist 100 kilost, 102. Wow. Kergematel meestel on väiksemad hoilid ja kuidagi nende varustus ja need õpetused väga ei mõju. Või no ei tunne, et aitaks. Et mulle kehtiks väga. Kõik ütleb sulle, et ja kõik on jumala hea. Ja et nii olekski, aga ei ole. Pudesti on otsa alla tulnud. No, üks, mis on kindel, et see ringi taga mul küll asi ei ole, et see väike, pehmete käepidevmetega kerge ring, nii mõnus ja mugav. Jah, et iga asjaks ei sobi hästi, mõnikord on poom ka hea. Aga just see kokkumine, et see saab poomiga vastu pead, see ei löö sulle auto sisse, on kergem, ring tüstib paremini. Mingit probleemi ei ole, ei kuku kuskil. Ilus on küll. Vaade on ilus, pangad on ikka kenad. Pangad alt pilti ka. Veevates. Alles. Jah, kahekesi on ikka mõistlik kahesed paarid, et jälgid ainult ühte nii ühe stressi. Läks minema. Selle kiirema hoili oleks need
et kui laine ei ole väga lai, et siis sa saad nagu sellega kergesti ringi keerata ja seda sama lainet nagu korduvu kasutada. Et ei sõida otsa alla, vaid sõidad vasakule otsa, kui hakkab ära vajuma laine, siis keerad ringi, sõidad paremale tagasi, et kui see laine läheb edasi. Et minul on nagu see probleem, et ma sõidan nagu laine lõpuni, siis hakkan järgmist otsima, et ei pööra ringi ja see pööramine võtab nii kaua aega, et hookab ära. Ilus. See pool on ka ilus. Tule tagasi ja! Ja kui liiga lähedal sõita, siis on ka nagu võib-olla hea see arusaam, kus keegi on. Mingi sõna on sellest ka. Situational awareness, midagi sihukest. Sa ei sõidaks. Praegu on nii, et keerad ringi. Noh, ega väga ei vaata ette, kas seal on üldse vaba. No, laine on seal, kas ma jõuan sinna? Aga ei jõua. Pööramise ajaga juba läheb alt ära. See on teine. Nii, kus on klooga? Seal või? Või seal? Seal vist. Juhuu! Noh, kus tšikid on? Nii kaugel. Ta kindlasti käiski ütlemas, et kuule, lähme sinna kaugele, ma ka, mis sa siin kalda ääres sõidad.
mina siin teen oma muid. Pole aega midagi vaadata ega kuulata. Kihvt. Eile oli just diskussioon, et miks ainesõidust 55 ei saa. Et igast heast asjast kindlasti saama. Aga ei saada. Et minu teooria on see, et kui sa juba ise palju vaeva nägema, siis ei hinda seda. Või kui ei väsitud viisad. Et kui ei ole seda ajukoormust, et kui ajukoormust ei ole, väga mõtlema ei pea, siis ei väsita ka. See on nagu füüsiliselt kerge vist. Ma olen siin raskelt on seisnud. Mõelda ei ole ka midagi, pigem vastupidi. Mul on tihi. Ainult vaatad, kust just laine saaks ja siis muudkui juu. Nii, jah. Pihutab minema. Vihjad oleks seisma panna. Ma teen väikse kokkuvõtte ka, et jõudsime tagasi siin Klooga rannal, läksid laine mõnusalt suureks, nagu tummised, aga see pidu pikalt ei kestnud, sest hull Arru oli ka sees, nii et me ei saanudki tegelikult sinna kohta sõita, kus me välja pidime tulema, et pidime lõpus seal kalda muldlaine sees tükk aega tahmima. Nii et Kristjani Arru on leitud. Ja siis see kahekesi sõitmine oli ikkagi hea mõte.
et lihtne jälgida, siis pingid olid vist õige suurusega, on ju? Jaa, mul oli 3,5 väga mõnsa. Ja mul oli 4,5. Vingi probleemi küll ei olnud. Ja siis, mis probleemi veel ei olnud? Sulle probleemi ka ei olnud. Tuult oli. Laineid oli. Soe oli. Mis veel oli? Väga mõnus oli. Et teinekord võib veel teha.